tere tulemast Musta Kassi Taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8. kuni 14. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Teil on väga vastuolulised kaardid siin, ma ütleksin. Algab teil siin see nädal sauade 3-ga. Sauade 3 minu jaoks on ootamise kaart. See on kellegi või millegi pingeline ootamine. Kas te ootate, et olukord laheneks, ootate te mõnda inimest, kes kaugelt peaks tulema, ootate te vastust oma, ma ei tea, küsimustele, olete näiteks tööle kandideerinud, aga vastust pole saanud. Seal kõrval kohe on teil sauade baas. Sauade baas tuleb uudistega ja kuna sauade baasi all on karikate äss, siis see sauade baas tuleb heade uudistega. Ta tuleb nii rõõmsate uudistega, teil on nagu hea meel selle üle, mis uudiseid ta teile toob. Kas siis tõesti keegi annab ennast märku või osutusite te tööle valituks või saate mõne muu hea uudise, mida te olete oodanud. Te olete mingit uudist oodanud. Üleval reas on teil veel mõõkade kuninganna. Teil on üldse siin nagu mõõkade kaarte 3. Mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on üks väga tark just igasugustes paberimajanduses, tema seadustes väga hästi orienteerub. Ta on väga hea inimene, kui on vaja asju ajada ametiasutustega, kas advokaatidega või seal kusagil mingisuguseid projekte kirjutada, mingeid dokumente täita, lepinguid, need võiks ennem tema läbi lugeda. Seal kõrval on hierofanti kaart ja hierofant räägib õpetamisest, et kas te ise õpetate teisi, olete näiteks õpetaja või on teil muidu mingi selline roll töö juures, peate võib-olla alluvaid õpetama. Või siis räägib sellest, et ise lähete mõnele kursusele, et on kusagilt otsast vaja veel mingisugune tarkus endale omandada. Kas mingisugune pisikene kursus või lihtsalt loete internetist tarkust või lähete selle sama mõõkade kuninganna juurde ja küsite tema käest, kui ise ei tea või ei oska. Et selline õpetlase kaart, jah, mina ju ei tea, mis olukorras teie praegu olete, armsad lõvid. Et eks ta siis ongi selline 2 otsaga, et kui olete õpetaja, siis õpetage ja kui te vajate õpetust, siis ärge häbenege küsida. Et mõõkade kuninganna on selle koha pealt väga hea inimene, kelle poole pöörduda, kui on tegemist mingisuguste paberitega või seadustega, midagi sellist, jah. Tema nagu näeb ära kõik need knifid ka seal. Tema oskab vaadata, kui mõni linnuke kusagil on puudu jäänud. Näiteks on teil mõni projekt vaja kirjutada või on teil kusagil mingi taotlus vaja täita. Näiteks PRIA taotlus, et mitte jääda ilma oma rahast, tuleb ju kõik teha nagu nii, nagu peab, eks ole, PRIA-le meele järele. Et vot sellised asjad, et õpetage siis, kui on vaja õpetada või küsige, kui on vaja küsida. Siis ma rääkisin juba sellest karikate ässast, mis siin all on ja siis on teil siin all veel, teil on siin mõõkade 10. Mõõkade 10 minu jaoks on läbipõlemise kaart. See on täieliku põhja jõudmise kaart, see on väsimuse kaart. Kui te nüüd olete nii hirmsasti rabanud, siis oleks vaja puhata, et mitte täielikult läbi põleda. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud siin mõõkade 3. Vaat mõõkade 3 on südamevalu. See on südamevalu mõne lähedase inimese pärast. Võib-olla te ootasitegi siin nädala alguses sellest lähedasest inimesest mingeid teateid ja valutate oma südant tema pärast, et kuidas tal läheb ja ta ei ole teiega siin ühendust võtnud. Et võib-olla tulebki see sauade baas teile siis heade uudistega ja temaga on kõik korras. Et seda südamevalu ma näen jah siin, südamevalu lähedase inimese pärast. Te olete murest murtud ja valutate oma südant ja ootate uudiseid. No ma loodan küll jah, et need uudised selle sauade baasiga tulevad. Ja tulevad nii head uudised,
et te tunnete suurt rõõmu, sellepärast et see karikate äss on minu jaoks on külluse karikas. Ta on nagu rõõmuküllus või selline hea emotsioon. Selline emotsioon, et no kohe ikka paneb no tõesti rõõmust hõiskama, et no kohe hea uudis, nagu suurepärane uudis. Et ma loodan, et see ongi selle lähedase inimesega seotud hea uudis, et ei pea tema pärast enam muretsema. Ja kui temal on seal mingisugused asjad kuskil ajada, siis saate ju ka nõu küsida. Ja liitlaseks võtta endale selle sama mõõkade kuninganna, kes kõikides paberites väga hästi orienteerub. Ärge siis ennast nii ära vaevake. Te teate seda, et puhkama peab. Ma arvan, et ma olen teile seda ka varem rääkinud, et mitmel kohal rabamine on tore küll, aga kui te ise ei taipa puhata, siis põlete läbi on üks asi ja teine asi on see, et elu ise võib ka pidurit tõmmata, kui teie puhata ei oska. Et seda pole küll vaja, et elu ise vahele tuleb ja teid puhkama paneb. Et olge siis mõõdukas selle töö tegemisega ja ärge muretsege selle lähedase inimese pärast. No arvata võib, et temaga on kõik hästi ja ta annab endast märku või te saate selle hea uudise, et teil ei ole vaja enam muretseda. Vot selline lugemine tuli teile, armsad lõvid, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.